Tere! Minu nimi on Sydney ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Tahaks seda Eurovisiooni mütsi kanda, arvestades, mis meie tänase video teema on. Aga mu valgus tuleb nagu ülevalt alla. Nii ei saa filmida, te ei näe mu silmi, mu ilusaid silmi. No nüüd ma näen välja nagu 15-aastane poiss. Pean ilma, või äkki nii? No nüüd teil ei ole aimugi, et mul on Eurovisiooni müts peas. Hea küll. Eurovisiooni müts jääb kandmata. Fine. Täna, kui ma seda videot filmin, siis eile ilmus viimane selle aasta Eurovisiooni lugu, Prantsusmaa oma. Ja nüüdseks on kõik Eurovisiooni lood väljas. Ja te juba teate mind. Ma olen suur Eurovisiooni fänn, ma olen suur Eurovisiooni fanaatik. Ja sellest ajast saati, kui ma tegin Eesti laulu video, on mu sõnumitesse tulnud palju sõnumeid, et kus on Eurovisiooni video. Ja ma ei saanud seda Eurovisiooni videot juba varem teha, sest kõiki laule isegi ei olnud väljas. Halloo! Aga tänaseks on kõik lood väljas ja täna me saame natukene silma ja natukene kõrva peale visata, mis toimub Eurovisioonil 2025. Ma mingeid laule olen kuulanud nagu süvenenult ja päriselt keskendunult, aga enamus laulud olen ma kas lihtsalt nagu mingi väikse klipi vaadanud ja kuulnud või ei ole üldse kuulnud. Ja kuna ma eeldan, et teil ka ei ole aega 37 laulu otsast lõpuni kuulata koos minuga ja minul ka ei ole seda aega ja ausalt öeldes hetkel veel ei ole seda energiat ka, et 37 laulu korraga läbi kuulata. Ma teen seda, ma arvan, nagu portsjonitest niimoodi, et ma päriselt kuulangi kõik lood läbi süvenenult ja keskendunult. Aga kuna seda videot nii väga taheti, siis ma mõtlesin, et ma pean ikkagi ruttu kohe selle video ära tegema nüüd, kui kõik lood on reaalselt ühe päeva väljas olnud. Nii et ilma pikema mulata hakkame kuulama selle aasta Eurovisiooni laule! Ma võtsin YouTube'ist lahti sellise video, kus on klipikesed kõikidest lugudest. Selles videos on küll 36 laulu, mitte 37. Nii et ma pean endale märke tegema, et ma selle 37. laulu ka ikkagi siia videosse võtaksin, sest et see video on avalikustatud 2 päeva tagasi. Siis ei olnud veel kõik lood väljas. Ma olen väga elevil, et neid tükikesi, neid lugusid kuulda. Kindlasti mingid lood, mis mulle nagu kõvasti meeldivad, mis on minu topis, mille ma olen süvenenult läbi kuulanud. Neid me kuulame pikemalt, aga üldiselt ma arvan, et läheme selle 13,5 minutilise video järgi. Nii tore! Eurovisioon on nii tore! Oh my god, ma on nii hea meel, et ma seda video praegu teen. Ma loodan, et teil on ka hea meel. Okei, alustame. Esimene on Albaania. Oh my god, oota, mul jäi juba väheks sellest. Ma tahan kuulata seda natuke pikemalt. See tundus palju lubab. Vaadake seda pilti. Jumala, mida bossi? Ma olen aus, see algus hakkab nagu veitsi kaald. Kui ma ei oleks seda klippi näinud, seda snippetit näinud, mida ma just nägin, ma arvatavasti ei oleks seda lugu nagu täies pikkuses kuulama hakanud isegi. Siin on siukest. Oh, siin on tants ka. Jaa! Oh my god, mulle nii meeldib see. See mehike on natukene awkward siin, aga mulle üldiselt nagu muusikas täiega meeldivad siuksed nagu sünged helid, et nagu siin on see sisse pandud. No see heli ei ole üldse siuke, nagu ma seda praegu oma suuga ääregi tegin, aga mulle nagu väga meeldivad siuksed nagu sünged, madalad meloodiad, noodid, käigud lauludes. Seal toimus nii palju erinevaid nagu nüansse, seal oli nii palju sellist mitmesuguseid muusikaelemente kokku toodud. See oli äge, mul on nii hea meel, et me saime alustada seda videot hea looga, sest tavaliselt nagu need Albaania, Armeenia, need A-tähega riigid, tavaliselt need Eurovisioonil nagu ei tee minu jaoks midagi. Hästi tihti neil on lihtsalt mingi naine, kes kõrgeid noote laulab igavas laulus. Aga see oli äge. Okei, liigume edasi. Armeenia.
mulle võib-olla ta hääl väga ei meeldinud. Või nagu kuidagi mu jaoks ta vokaal siin laulus oli natuke veider. See on tema laul, ta saab seda laulda täpselt siukse häälega, nagu tal on. Aga mulle lihtsalt, ma ei tea, see hääl kuidagi ei sobinud selle looga kokku. Aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Norra esindaja ütles, et nemad peavad oma lavashow'd muutma, sellepärast, et neil on liiga sarnane Armeenia lavashow'ga. Mis, noh, neil oli küll, jah. Küll me jõuame selleni. Aga jah, siuke sama vibe on. No ma ei tea, see oli ka siuke lahe. Aga ma ei oskagi muud öelda. Ilus poiss ka, nagu tundub. Kuigi ma ei tea, kas mul on kvall maas või miks ta nii udune on või see Armeenial lihtsalt ei olnud raha mulle praegu paremat kvalli panna. Okei, see on tema viga. Liigume edasi. Austraalia. See Austraalia laul see aasta ongi siuke, ta on siuke humoorikas. Tead, võib-olla ma peaks isegi natuke pikemalt seda kuulama ausalt öeldes, sest et mul on nagu rääkida selle kohta veidi. Come and take a sip from my special cup. I heard that you could use a little pick me up. What can get you high when you're oh so sad? It's the milk from the milkshake man. Miks ta näeb veits välja nagu Johannes Lilover? Call across the land. I can tell you want a taste of the milkshake man. I can tell you want a taste of the milkshake man. Okei, ühesõnaga, see Austraalia laul, nii kui see välja tuli, sai hästi palju sellist tagasisidet, vähemalt seal live chatis. Ma nagu hiljem ei ole enam niimoodi väga jälginud, et mis selle loo kohta räägitakse, aga siis, kui see lugu premiiriti YouTube'is, siis ma vaatasin seda seal premiiri ajal ja siis seal live chatis toodi väga palju seda välja, et ka see laul räägib mingisugusest joogist, on ju, milkshake, samamoodi nagu Eesti laul, espresso macchiato, ja et kuidas Austraalia nende kahe nagu joogilaulu võrdluses on kõvasti parem. Ma ei tea, kas ma ise sellega nõustun, ma olen ka muidugi eestlane, kõige parem laul see aasta on Tommy Cash, on ju. Siin ei ole mingit küsimustki, aga see milkshake laul on ka väga hea. Mis üldse hästi ka nagu trend see aasta on esiteks see, et väga palju on siukseid naljalaule, mis ei võta ennast liiga tõsiselt, näiteks meie enda eestiga laul on, et hästi palju on selliseid laule ja teiseks on sellist seksuaalsust kuidagi palju rohkem see aasta. Me jõuame ühe väga seksuaalse, sensuaalse lauluni, mida ma jumaldan ja armastan. Austraalia laul räägib rohkem nagu läbi metafooride oma sõnumist, et see ei ole nii otse näkku nagu seksuaalne või no tegelikult on. Seda muusikavideot vaatasime, tegelikult on. Ja nagu kes ei saaks aru, millest ta laulab, kui ta ütleb, et mingi drink my milkshake. Me kõik teame, millest see laul räägib. Liigume edasi. Austria. Nüüd, enne kui me kuulame Austria laulu. Austria on üks, kellele ennustatakse võitu praegu. Ja teisel kohal. Lihtsalt, et te teate siis, et enne kui me seda nüüd kuulama hakkame, et kuhu on kihlveokontorid oma raha suunanud. Ja teeme nüüd siukest mängu. Ma panen selle loo käima ja esimene asi, mis teile selle looga pähe tuleb, kirjutage alla kommentaaridesse. I'm an ocean of love and you're scared of water. You don't want to go under, so you let me go under. Mis pähe tuleb sellega praegu siin. Ta peab natuke edasi kerima, sest mulle tegelikult ikka meeldib. Ma hakkasin heitima, juba panin nii valmis heitima. Kerime veits edasi, siin tuleb nagu muutus. Külmavägenud. Ma ei olnud valmis selleks. Põhimõtteliselt, mida ma alguses ütlema hakkasin ja mida ma alguses ehitima hakkasin, on see, et mulle käib nii vastu karva, nagu ka enamusele Eurovisiooni fandomile, kuidas tehakse kogu aeg iga aasta seda, et võetakse asi, mis eelneval aastal toimis ja siis tehakse lihtsalt see sama asi uues kuues. See on nii tihe nähtus, seda tehakse kogu aeg, nagu mingi rockibändil läheb ülihästi rockilool Eurovisioonil
Eurovisiooni läheb ülihästi, järgmine aasta mingi 100 rocklaulu. See käib nagu iga aasta nii ja see ajab mind nii närvi. Ta on tõesti ilus laul, aga see on reaalselt Neemo järgi tegemine. Sa näed, et eelmine aasta see töötas ja nüüd me tuleme sama asjaga. Aga nüüd, kui ma seda laulu uuesti täispikalt kuulsin, see on nii hea, see on nii ilus. Ma arvan, et ta tõusis just üheks mu lemmikuks. Samas, ooperit on Eurovisioonil olnud rohkem kui see, et Neemo eelmine aasta natuke midagi tegi, on ju. Elina Nechayeva did it first. Ükskõik, kes oli enne seda, ei loe. Elina Nechayeva tõi ooperimuusiku Eurovisioonile. Asi otsustatud, tõesti, wow. Ma olen selle nagu korra varem läbi kuulanud, aga praegu uuesti kuulata. Oh my lord! Liigume edasi. Järgmisena on meil Aserbaidžaan. Mama Gama. Noh, tore, et tuli siuke skipitav laul ka vahelduseks. Ega ta nagu halb ei olnud. Lihtsalt siin tähestiku järje korras peale Austriat olla, raskeks läheb niimoodi. Ega mul jah, otseselt mingeid mõtteid selle loo kohta ei ole. Suht siuke nagu basic oli see. Belgia. Nad isegi ei pannud seda kõige paremat osa siia sisse. Kuulame selle refrääni uuesti siis. See juba kuuled, et midagi tuleb siit. Taustal nagu toimub. Mis tuleb? Ja siis ta läheb tavaliselt edasi, on ju. Ka jälle siuke nagu müsteeriline ja dark. See on lõpp. Kuulake nüüd. Period. See laul oli päris pikalt Ootside topis. Ennustati täielikuks Eurovisiooni võitjaks, kuni tuli info, et Måns Zelmerlöw osaleb Melodiifestivalil. Ühesõnaga, see laul on tegelikult lahe, aga mis mind ennast selle juures häirib, on see, et need sõnad on nagu veits cringe. See nagu tümaka koht, mida ma teile lasin, mis mind kohe nagu haipima pani, on ülinais. Ja sellise asjaga Eurovisioonile tulla on juba nagu eepiline värk. Aga need salmid, mis seal loos on, veits igavad ja need sõnad on tõesti cringe. Tead, ma ei oska isegi peast öelda teile, mis need sõnad seal on. Võib-olla korra guugeldame siis. Step into the mirror to bright new dimensions where no words are needed to feel the connection, where clocks never tick and where love is the ending. Aga võib-olla see ei olegi nii cringe. Ma mäletasin, et oli kuidagi, nagu kui ma kuulasin seda täielikult läbi, et see oli nagu cringe. Okei. See räägib sellest, et nad on kuskil klubis, kus valgused käivad, reivärk on ja ta on üliarmunud kellessegi, sest et ta on just mingit tabletti sisse võtnud, millele ta on viisakalt öeldud siin cotton candy haze. See laul räägib sellest, et ta on aines. Huvitav, et Eurovisioon siis siukse asja siin läbi laseb. Nojah, ühesõnaga laul on lahe. Järgmine on Horvaatia. Pan kinni see. Take a bite of my poison cake. Kõige haigem on see, et ma teadsin, et seal see juhtub, aga ma ei mäletanud seda. Okei. See esimene osa oli cringe. Ma ei saa igat laulu ka ju eraldi nagu guugeldada siin. Me istume siin tundide viisi, aga kuulame seda korra Poison Cake natuke kauem. Lihtsalt ma tahaks teada, et kas see lollitav teema käib nagu mitu korda läbi siin laulus või see on näinud korra. Kui ma oleksin praegu 18 ja see kutt oleks mul niimoodi ekraanil, ma oleks täiesti armunud. Kui ma olin 18, ma olin armunud Bulgaaria esindajasse Kristjan Kostovisse, kes nüüdseks minu info järgi on homoseksuaal. Ja tol ajal ma arvasin, et ma abiellun temaga. Ja ma spämmisin ta DM-e ja ta kunagi ei vastanud mulle. Ja ma olin mingi... The fuck? Ma oleks samasugune teismelisena praegu selle Markoga. Now you're gonna love this, a better kind of justice. I don't want it more.
Väga hea, et see laul hakkab tõsiselt võetava lauluna. Okei, ma sain oma küsimusele vastuse. Me ei pea seda rohkem edasi kuulama. Küll aga ma loodan, et nagu siin selles klipis, mis nad siin selles videos näitasid, oli see lavaline pool nagu selle koha peal nagu cringe. Ja ma loodan, et lihtsalt lavalisel poolel see laul ju hakkab tegelikult ülilahedalt. Jätkub ka ülilahedalt, et nad kuidagi selle nagu lava võib-olla nagu ekstreemsemaks teevad või visuaalselt kaasaharvamaks. Et ma tunnen, et see laul väga vajab sellist nagu visuaalset kaasaharvamist, et tal läheks väga hästi. Oot, aga mulle meeldis see. Küpros. Mind nagu piisavalt praegu ei köitnud, et ma läheksin iseseisvalt eraldi nagu võtaks selle teise veebilehe siin praegu lahti ja hakkaks seda täispika versiooni kuulama. Ei olnud ka nagu kõige hullem. See oli täitsa norm. Tšehhi on järgmine. Tšehhi laul on ka üks neist, millest ma olen täispika versiooni kuulnud ja laulud on tegelikult nagu äge, aga mind häirib üks asi. Mind häirib see, et ta refräänis ütleb kiss kiss goodbye. Loo nimi on ka kiss kiss goodbye. See on minu jaoks veits cringe. See on minu jaoks natuke nagu jaa, aga miks sa ei võinud täiendada seda mingi teise sõnaga, miks sa pead korrutama seda kiss kissi? See kuidagi teeb nagu selle lüürika osa sellest kohast kuidagi lapsikuks mu jaoks, et nagu kiss kiss goodbye. Ma ei tea, mulle see ei istu, minu arust see on natuke veider ja naljakas. Ta oleks võinud nagu ühe kissi mingi teise sõna vastu vahetada. Laul ise sest on väga norm, aga see kiss ei ole norm. Taani. Yeah, basic ass. Nii basic, nii tavakas. Isegi ei jaksa midagi kommenteerida. Mi amore. Super töö, super äge, super lahe. Mida ma veel kommenteerin seda laulu? Ma olen seda laulu juba mitu korda kommenteerinud. Ma isegi käisin Aktuaalses kaameras seda laulu kommenteerimas. Võib-olla isiklikult ei arva, et Tommy Cash võidab Eurovisiooni. Ja, ärge karjuge mu peale, ärge karjuge mu peale, ärge karjuge mu peale. I said what I said. Hästi palju on nagu minu käest tuldud küsima, et mida mina sellest arvan, sest noh, ma olen siiski Eurovisiooni ekspert, on ja. Kui ma ütlen neile ausalt, et ma ei usu, et Tommy Cash Eurovisiooni võidab. Nad on kõik šokis. Nad on mingi, nagu ma oleks mingisuguse suure riigireetmise kuriteo praegu teinud. Ja ma arvan, et see aasta eestlased käituvad väga nagu soomlased iga aasta. Soomlased, neil võib olla no tõesti kõige kehvem, kõige igavam laul, mis üldse maamuna peal tehtud on ja nad arvavad, et nad võidavad Eurovisiooni. See on iga aasta niimoodi, et soomlased saadavad kellegi ja nad on mingi see aasta me võidame, eriti kui nagu ootsides ka hästi läheb ja siis noh, ma seal kõrvalt nagu vaatan ja titsita mingi ei ole, Soomes ei ole Eurovisiooni järgmine aasta, Kääriaga ma itsitan too. Kääria oli serious business ja Kääria oleks pidanud võitma Soomele Eurovisiooni. Aga selle Tommy Cashiga minu arust veits samasugune, et Tommy on nagu Eesti rahva nii üles haipinud oma looga, oma isiksusega, terve selle Eurovisiooni teemaga, mis on nii tore ja mulle nii meeldib, et Tommy paneb Eestit nii suurelt kaardile, et meie saame öelda, et meie esindaja on Tommy Cash ja et jaa, see Espresso Macchiato on meie riigi esindaja ja Tommy Cash esindab meie riiki ja see on nii tore. Mulle meeldib see laul, mulle meeldib see Tommy kõik, mis seal nagu ümber on, mulle väga meeldib see, aga ma ei arva, et Eesti võidab Eurovisiooni. Ma vabandan, et ma teile seda ütlen. Kas ta saab hea koha? Võiks ju saada. Selle vastu mul ei ole midagi ja selle vastu ma nagu ei panusta ka, et ta ei jõua top 10-sse näiteks. Aga et võit Eestisse tuleks, seda ma ka ei arva. Nii, mu järgmine lemmik! Soome! Me isegi ei kuula seda mõttetut 10-sekundist klippi, mis siin on. Me paneme pika versiooni!
Mä oon Erika, tervetuloa. Transe Jumala oot. Mä armastan sitä laulu, voi valtaa sitä laulu, se on eepilinen, se on niin hea. Se on esimene kord tällä Eurovisionil. Ta on juba enne isegi, kui ta nimi öeldi, et ta üldse osaleb, siis kõik rahvas Euroopas oli mingi, Erika läheb. Seda teati nii ette, sest et Erika on Eurovisioni communities väga tuntud nimi, sellepärast, et üks aasta tahtis Eurovisionile saada Soomet esindama ja ta käis seal sükse lauluga nagu Tsitsioliina. Ja no Soome ja Euroopa väga haipis seda laulu, seda Tsitsioliina laulu ja siis ta ei saanud. Nii kaua on oodatud seda, et Erika Wigman tuleks tagasi, võtaks selle trofee endale ja läheks Soomet Eurovisionile esindama ja see aasta ta tegi seda nii haige looga. Kui miski on tehtud selleks, et naisi nii kõrgele tõsta kui võimalik, siis see on see laul. Ja see on Erika Wigman ja see on see esitus ja see on see, kuidas ta seda esitab. Kõik, mis selle loo ümber keerleb ja kõik, mis Erika enda ümber keerleb, seda on nii vaimustav ja nii lahe vaadata kõrvalt. Okei, kuulame veits edasi ja siis ma räägin veel. Kuulake seda bridge'i, see on haige mida. Juba tunned, juba kuuled, tuleb. Tuleb. Ma armastan seda laulu, ma armastan Erika Wigmani, ma armastan kõike, mida ta representeerib. Küll aga Eurovision ütles talle, et terve selle esitusega on probleemid. Esiteks on ta laulu teema liiga seksuaalne, ta riided on liiga seksuaalsed, ta esitus on liiga seksuaalne. Jääge vait! Jääge fucking vait! Ma olen täiesti 100% kindel, et need, kes seda laulu kritiseerivad seal kuradi ebus ja ütlevad Erika Wigmanile too on halb, on kõik mingid vanad pässid, kõik mingi vanad mehed, kellel ei ole oma eluga paremat teha, kui igat naist, kes ette juhtub kritiseerida. Laske tal elada. Vabandust. See lihtsalt minu jaoks terve see teema on nii nagu feminist issue. Eriti nagu Erika Wigmani puhul. Need teised asjad, mida siin ebu on keelama hakanud ja millega on probleemid, suvanja. Okei, selles mõttes, et jah, see laul räägib literaali seksist. Seda ei peidata siin, ei selle lavashowga, kus tal see mikrofon nagu siuke lihtsalt on ja siis siia lõpupoole see mikrofon hakkab purskama. No, see on nüüd halb kaader, aga ta purskab siin. Ja kuidas see laul nagu lõpeb ka, on see, et ta läheb hästi kiireks ja siis lõpeb. Ma ei hakka midagi ütlema. Ma just eeldan, et rahvas saab aru, miks see laul niimoodi lõpeb ja miks ta nii nagu läheb. Ja terve see laul on üles ehitatud nii nagu geniaalselt, esindama midagi nii lüüriliselt kui meloodiliselt. Ja Erika Wigman on artistina. Ta on hästi selline julge, hästi avatud, ta näitab oma tisse, ta näitab oma perset ja tal on jumala suva, mida sa talle ütled. Ta ütleb enda artisti imago kohta seda, et see on nagu kõik liiga palju. Et tema terve mõte ongi olla liiga palju. Et näidata inimestele, et see on okei olla liiga palju. Eriti kui sa oled naine. Preach! Kui hakkasid tulema need kommentaarid, et Erika, pane riided selga ja mida iganes. Jääge vait! Ma lihtsalt ei kannata sükst asja. Ma ei kannata sükst käitumist. See laul on hea. Aitäh! Liigume edasi. Järgmine on Gruusia. Igav. Kleit on ilus. Igav. Saksamaa. Midagi olen palju head kuulnud sellest laulust. Võib-olla ma olen valesti aru saanud. Võib-olla ma saan heiti, kui ma seda praegu siin ütlen. Aga selle lühikese klipi põhjal ma ei viitsi seda laulu praegu siin kõik koos pikemalt kuulata. Ma ei tea, kas ma olen lihtsalt nagu valesti neid kommentaare lugenud või siis äkki seal loos on midagi peidus. Ma olen nagu kiidusõna näinud selle kohta, aga see oli suht igav mu jaoks praegu. Liigume edasi. Kreeka.
lahe video, tundus, et see sümboliseerib midagi. Loos oli ka esindatud enda riigi sükest pärimusmuusikat, vist ma ei tea, kas see sõna on õige, mis ma just ütlesin, aga noh, saate mu mõttest aru. Noodid olid ilusad, aga üldiselt jäi praegu veits igavaks. Island on järgmine. Noh, lahe. Mul on siuke tunne, et see on see üks nendest lauludest, mis praegu ma vaatan ja ma olen mingi oi ei. Ja mida aeg edasi, seda rohkem ma seda fännama hakkan, sest see tegelikult oli veits camp. See oli veits camp. Ta oli nagu natuke Markus Martinust, natukene Jedvaridit on ju, kuidagi siuke mitme asja segu, mingid noored poisid lihtsalt fannimas lava peal. Et selles suhtes mulle meeldib. Mulle meeldib, kui need lood on siuksed, mis nagu liiga tõsiselt ennast ei võta. Võib-olla need esitlused just, et laul võiks ju nagu olla hea, aga sa näed läbi, et inimene ei võta ennast liiga tõsiselt. Ja see on üks asi, mida ma tegelikult enne nagu oma Eurovisiooni fännamise karjääris väga ei täheldanud ja mis mind väga ei kõigutanud. Minu jaoks oligi väga tõsine, kõik peabki väga tõsine olema. Aga peale seda, kui me 5 Miinusega ja Puuluubiga Eurovisioonil käisime ja kui ma nägin seda kõike toimuvat sealt seespoolt, kuidas inimesed käituvad, kuidas artistid käituvad, mis seal nagu sees toimub versus kuidas 5 Miinust ja Puuluub käitusid, siis ma olen väga selle poolt, et artistid, kes Eurovisioonile lähevad, ei tohiks ennast liiga tõsiselt võtta. Eurovisioon tuleb iga aasta. Kui sa natuke oma riiki alt vead, keda kotib, järgmine aasta saab uuesti proovida. Võib-olla inimestele, kes siin vaatavad mu videot ja plaanivad kunagi minna näiteks Eesti Laulule või Eurovisioonile. Et see lugu võiks olla siuke, et sul on seda päriselt nauditav esitada, et sul on tore seda esitada. Naudi seda kogemust on võib-olla see, mida ma ütleksin. Nii palju, kui mina nägin, oli see, et inimesed võib-olla natuke liiga vähe nautisid seda, et nad on seal. Ja rohkem võtsid seda kui suurt kohustust ja 5 Miinust ja Puuluub ei teinud seda. Sellepärast oli ka meil väga tore kogemus. Iirimaa, oh my god, ma juba ei taha seda laulu kuulda. Ma võib-olla pean teile korra ikkagi laskma natuke pikemalt seda lihtsalt, et te teaksite, millest see laul räägib. Selle Iirimaa laulu nimi on Laika Party. Laika Party. I hope Laika never died and that she's been surrounded still and that she has a party in the air and always will. No ühesõnaga see laul räägib sellest koerast Laikast, kes saadeti kosmosesse ja kes suri ära seal kosmoses. Ja räägib sellest, et ma loodan, et Laika kunagi ei surnud ja et ta naudib seal kosmoses oma elu ja et tal on elu parim pidu, noh, Laika Party on ju. Aga ma ei tea, minu jaoks see laul on nii cringe, see esitus on nii cringe, kõik selle ümber keerlev on cringe. See, kuidas see artist TikTok'e selle looga teeb, on cringe. Terve see asi on minu jaoks cringe ja ma ei taha seda kuulda, ma ei taha seda näha. Liigume edasi. Iisrael. Seda ma ka ei taha kuulda ega näha, aga okei. Kas ma võin Iisraelist välja lõigata siit videost? Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say. Väga hea, et see klipp mega lühike oli. Selle loo nimi oli ka New Day Will Rise. Ma olen kuulnud küll, et inimesed ütlevad, et see on järjekordne propagandalaul Iisraeli poolt. Ma lihtsalt ei ole võtnud seda hetke, et seda laulu kuulata, sest ma ei taha ja mitte ei huvita piisavalt. Ja ma arvan, et võib-olla see on miski, millega see ebu võiks tegeleda, mitte sellega, et paneme Erika Viikmanile riideid selga rohkem. See ei ole teie suurim mure. See ei ole teie suurim probleem. See on teie suurim probleem. Nüüd liigume edasi, ma ei taha seda, mind ei huvita. Itaalia. È un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno. Nojah, igav. Tegelikult Itaalia selle Sanremo võistluse, kust siis võitja saadetakse Eurovisioonile. Tegelikult võitis üks teine laul, aga selle võistluse nagu eesmärk ei ole see, et me nüüd valime, et kes meid Eurovisioonile esindab. See on lihtsalt väga suurejooneline Itaalia muusika esitlemine, nagu seda sorti võistlus. Ja siis see võitja saab otsustada, et kas ta tahab minna ka Eurovisioonile oma looga. Ja see aasta, kes võitis selle Sanremo võistluse, siuke suht noor kutt, ütles, et ta ei taha minna Eurovisioonile, sellepärast, et tal on tuurikuupäevad juba
paika pandud ja ta ei taha oma fänne alt vedada ja et ta läheb tuurile selle asemel, et Eurovisioonile minna ja minu arust see oli bad move. Sa võidad nagu enda riigi kõige suurema lauluvõistluse ja siis sind tahetakse saata maailma kõige suuremale lauluvõistlusele. Sa ütled, et ei, mul on tuur praegu pooleli. Period. Aga noh, nüüd me saime mingi igav laulu asemele too. Läti. Et neil selline lugu esindab Lätit, see on tore, aga mind see laul absoluutselt ei kõiguta. Mulle meeldib too lavaline ülesehitus, kuidas neil nagu need voolavad kardinad on. Ja kui nad sealt vahelt läbi tuleb, siis need on ikka nagu hästi voolavad ja see nagu lavaline pool on mega äge ja see mulle siin loos väga meeldib. Aga muidu mul on sellest suht suva. Leedu on järgmine. Leedu laul on saanud väga palju kiidusõnu. Selle kohta öeldakse, et see on Baltikumi kõige parem esindaja see aasta. Mina muidugi eestlasena ütlen, et see on vale ja Tomi Cash ja Eestil on kõige parem. Aga ma olen kuidagi üritanud selle loo fänniks saada, aga ma ei ole jõudnud sinna veel. Et võibolla ma pean seda veel tarbima, et olla selle loo suur fänn. Väga paljudele see lugu tõesti väga meeldib. Lihtsalt minul isiklikult nagu väga ei kõiguta. Tore on muidugi see, et nad laulavad leedu keeles. Mulle üldse meeldib väga see, kui riigid teevad loo Eurovisioonil enda keeles. See on hästi tore. Luksemburg on järgmine. La poupée montre le son. Na 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 na. Retiens bien la leçon. Na 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 na. La poupée montre le son. Na 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 na. Méfie-toi mon garçon. Na 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 na. Null emotsiooni. Next. Malta. I do it all the time. Yeah, I do it all the time. Serving cunt. Da-da-da-da-dum. Da-da-da-da-dum. Do re mi fa so serving cunt. The serving cunt. Malta laul oli täiesti eepiline oma riigi kohalikus loo valimises, et kes siis neid Eurovisioonil esindab. See TikTok oli seda laulu täis. Minuga on rääkinud inimesed, kes ei tea Eurovisioonist muidu mitte midagi ja keda nagu väga ei huvita see osa Eurovisioonist, kus need lood nagu valitakse ja kuidas sa nagu fännad seda, et sellel laupäeval on selle riigi poolfinaal ja selle riigi finaal ja lalalala. Ja need inimesed olid mingi, Sydney, Maltat peab esindama serving cunt. Ja siis Malta võitis, ma vaatasin otse laivis seda ülekannet, kui Malta võitis. See oli jube pikk muidugi. Aga ta võitis ja see oli nii äge. Aga minu peas oli kohe see, et Eurovisioon ei luba seda kantsõna sul sinna jätta. Et kuigi nad tegelikult nagu kavalalt tegid ja panid siis maltakeelse sõna kant, siis ega nad kedagi ei lollitanud, et mida ta selle looga öelda tahab. Ja nagu ka arvata oli, siis Eurovisioon keelas selle kantsõna sealt ära ja nüüd ta ütleb lihtsalt serving. Do re mi fa so serving. Ei mingit kanti enam. Aga see on kindel. Nii Eurovisioonil areenas koha peal kui ka kodudes selle koha peal rahvas siiski karjub kantsõna. Ja see on äge. Ja see on lahe. Ja ta tõesti servib seda K-A-N-T-d. Montenegro. See on lahe, siuke kärisel hääl. Nojah, laul oli ka. Liigume edasi. Ma ei viitsi kommenteerida seda isegi. Holland. Kui siin on laul ollagi siin klipis ju. Aga me peame, ma arvan, seda ikkagi natuke pikemalt kuulama lihtsalt sellepärast, et seda ennustatakse ka päris kõrgele. Sellel lool on päris palju fänne. C'est comme si, c'est comme ça, c'est en et en bas, et comme ça, et comme down, and around, que sera, oui sera, me voici, me voilà chanter 1, 2, 3, c'est la 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 vie, c'est la la vie. Okei, ma tahaks näha, mis ta laval teeb oma selle lauluga. Ma eeldan, et siin loos on mingisugune sügavam sõnum, mille pärast see ka inimestele nii korda läheb, et ta tõesti on kõrgel. Ma mäletan, et kui ma seda esimest korda kuulasin, siis see väga nagu kõrvu ei jäänud, aga noh, näed, on top 5 praegu. Päris sinna ma hetkel teda ei paneks. Võib-olla ma pean lihtsalt rohkem süvenema sellesse loosse, et päriselt enda hinnangut anda, aga hetkel ta on minu jaoks siuke hea, tore lauluke. Norway!
noh, nägite, miks nad peavad oma lava muutma. Tõesti on sarnane selle Armeenia omaga. See laul on nagu äge, mulle need hääled seal refräänis meeldivad, see läheb inimestele peale, ta on siuke mõnus laul, mida kuulata, mis ei nõua sult väga palju, sa lihtsalt nagu kuulad seda ja naudid seda. Mind jällegi see lighter sõna kuidagi häirib siin, kuidagi veits nagu cringe on ja ma ei tea, kostüümid on lahedad, lugu ise tegelikult on nagu lahe, lihtsalt natuke liiga basic ma jaoks. Aga ma arvan, et selle lool võib päris hästi Eurovisioonil minna. Ta on siuke nagu millel poolt lapsed hääletaks ja see kutt ise ka on siuke nagu nunnupoiss, kes saaks noorte hääli. Ta on paljude topis, minu omast ei ole. Poola! Ma ei tea, mis siin just toimus. Show oli ju vägev, aga selle show taha kadus see laul täiesti ära ja see laul oli täiesti mitte midagi. Selles laulus endas nagu küll midagi meeldejäävat väga ei olnud. Portugal. Ma panin nuidud. Siuke chill nunnu poiste bänd, teevad siukest chillimussi. Ega mina sellist väga chillimussi ei kuula. Aga ma loodan, et neil elus läheb hästi. San Marino. Ma mõistan, mida nad on selle looga üritanud teha. Kas see teostus ka päris see on? Minu jaoks mitte. Miks sa tõmbad selle oma DJ puldi välja, kui sa ei pane isegi bass boosted droppi sinna laulu? Et see oli lahe küll see ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, aga ta kokkuvõttes oli igav. Serbia. Näeb välja nagu ta võiks olla Game of Thronesis. Igav, järgmine, Sloveenia. Miks ma siin nii selle laulu vastu on? Sellel on üks väga lihtne põhjus. Sloveenia valis sel aastal ennast esindama lihtsalt artisti, kes on kuulus. Lugu ei ole midagi erilist, lihtsalt nimi võitis. Sloveenia muidu on minu arust valinud nagu siseriiklikult, et nad ei tee mingit avalikku konkurssi, see aasta nad tegid. Ja seal oli üks laul, mis oli nii hea. Julie Jones, New Religion. Kuulame natuke seda, mis oleks võinud Sloveeniat Eurovisioonil esindada. See laul on nii hea. Võib-olla see live-esitus natuke mõjutas teda ka, sest et see stuudioversioon on mega nice. Aga ma nägin sellest laulust ühte storyt, nagu väikest klippi sellest ja ma olin kohe müüdud ja ma kuulasin mitu korda seda laulu mingisuguselt suvalt lingilt, mis ma Twitterist leidsin, sest seda ei olnud veel Spotify's, seda ei olnud veel YouTube'is ja ma lihtsalt repeat'i peal kuulasin seda kuskilt mingi Twitteri lingi pealt. Ja siis ma sain teada, et see ei võitnudki. Ja nüüd neil on mingisugune mõttetu, mingi basic ass, mingi mehika laulab seal laval. Hispaania. See on siuke klassik Hispaania, ma ütleks. Ei ole ta midagi nagu uudset, midagi erilist, siuke tore, normikas, aga väga klassikaline Hispaania entry Eurovisionil. Nüüd tuleb Rootsi! Arabastu, joo! Grader noja! 1, 2, 3 sauna.
see on kõige ägedam asi, mida Rootsi Eurovisioonil on üle pika aja teinud. Rootsil on kombeks saata kõige turvalisemaid, kõige professionaalsemalt kokku pandud muusikat Eurovisioonile. Ja see aasta osales Måns Zelmerlöw uuesti. Måns arvas, et ta teeb sama asja, mida Loreen tegi, et näed, käib 2 korda Eurovisioonil ja mõlemad korrad võidab ja Måns läks sinna ja ta on mingi, ma tulen teen sama asja. Ja ükskõik kui väga ma seda lugu tahaks heitida, seda Månsi lugu, siis tegelikult see oli päris lahe, nagu koos selle lavashowga. Aga selles samas Månsi poolfinaalis oli Kai Parabada vastulooga ka. Ja ma ükskord kuulsin, et ta nagu midagi mumiseb soome keeles ja ma olin mingi, what? Ja üldse nagu see lavaline ülesehitus ja see lugu ise ka, see on nii funny ja see on nii tore ja see on nii nagu hea tujulaul. Ja kui ma sain teada, et nad võitsid ja Måns Zelmerlöw kaotas, elu oli ilus. Elu siiani on ilus. Elu on ilus. Tänu sellele, et Kai läheb Eurovisioonile. Ja see on nii äge, see laul on lahe. Ma isegi hakkasin sõnu pähe õppima. Mõnda sõna juba oskan. Parabada vastu. 100 grader no joo. 1, 2, 3 sauna. Pergele. Selle pergele sõnaga neil on ka jama. Nad vist seda sõna ei tohi seal laulus öelda. Jälle nagu, millega see ebu tegeleb? Miks sa võtad nii pisi asju ja närid neid tähti nagu pisi asjadel, kui teil on ilmselgelt väga palju suurem probleem? Ühesõnaga, Rootsit hetkel ennustatakse Eurovisiooni võitjaks. Ma ei usu, et ta võidab, sest ma arvan, et žüriid ei anna Parabada vastule niimoodi hääli, nagu nad seal kohalikul valimisel andsid. Aga see on väga fun laul, see on väga lahe. Mul on nii hea meel, et see laul on Eurovisioonil. Mu väike Soome süda on nii õnnelik, et soomlased on Rootsist ka Eurovisioonil. Šveitsi. Väga ilus, see oli tõesti väga ilus, see väike klipp, mis ma siin nägin, tekitas emotsiooni, aga ei tekitanud must piisavalt võib-olla veel emotsiooni, et tervet laulu kuulda. Ukraina, sellest me peame ka rääkima. Ukraina on Eurovisiooni üks tugevamaid riike olnud. Alati on Ukrainal lihtsalt midagi nagu nii head, midagi nii ilusat, midagi nii võimast. Nad on väga tugev Eurovisiooni riik. Ma ei tea, mis see aasta juhtus. Selles mõttes, et neil on kõvasti rohkem asju ja tähtsamaid asju, millele mõelda kui Eurovisioon. Ja võib-olla see ongi see case. Aga see on nüüd vist esimene kord, kui Ukraina ei saa finaali. Ja Ukraina on alati saanud finaali. Uga! Need lauljad, kes siin laulavad, need tšikid müüvad selle loo väga hästi maha. Et seal videos vähemalt nad on väga sees selles laulus ja väga usuvad sellesse, millest nad laulavad, aga see laul räägib pärast peost. Et nad jõid ennast nii täis, et nad ei mäleta ja hüppasid basseini seal peol ja käisid katusel seal peol ja see on nagu terve see asi, millest see laul räägib. See on lihtsalt mõttetu. Seal ei ole mitte mingit süžeed. Oh my god, mida kuradit just juhtus? Me käisime eile katusel. Last night was a movie. Nagu see laul on täpselt suke. Aga vähemalt need lauljatarid ise väga naudivad ja usuvad sellesse loosse ja üritavad maha müüa seda. Et see on tore. Nii, meil on üks laul veel. Luan Maman. Seda laulu on nii haibitud. Võib-olla lihtsalt minu ringkonnas. Ja nüüd see tuli eile välja ja no ma ei tea. Worth the hype? Tee öelge mulle. Laulab väga ilusti. Refrään mulle meeldib.
ja noh, umbes niimoodi ta läheb edasi, aga ilusa sõnumiga laul, esitus, kuidas nad selle reviilisid siin selle nagu jalgastaadionil on lahe, aga arvestades, kui palju haipi see laul on saanud ja võib-olla tõesti nagu Eurovisiooni community's isegi ei ole saanud, ma olen lihtsalt töömeile üli palju selle laulu kohta saanud, kuidagi ootasin midagi nagu no babah, et nüüd me lähme Eurovisiooni võitma, aga minu jaoks ei ole võib-olla Eurovisiooni võidulaul, et mulle see refrään meeldib. Vaatame siia lõpetuseks siis veel ilusti korra üle ka hetkeseisu ennustustabelites. Nii, kes meil siin top 10 on siis? Esimesena Rootsi, siis on Austria, siis on Iisrael. Iisrael on siin topis ainult sellepärast, et iisraellasi on üle terve Euroopa ja nad lihtsalt panustavad ja panevad raha, et see number oleks siin kõrgel, et see riik oleks esil. Prantsusmaa on 4. koht või? Okei. Holland, Soome, Eesti, Belgia, Ukraina. Miks Ukraina 9. kohal on? Keda me lollitame? Albaania on 10. või? Lahe! Okei, vaat selle Albaania laulu ma avastasin alles täna. Ja mul on väga hea meel, et see on siin nii kõrgel hetkel. No nii, rahvas, kõik lood on kuulatud. Paneme siia lõpetuseks veel ikkagi selle mütsi ka pähe. Suva, et see valgus mu silmad ära katab. Andke mulle all kommentaarides teada, mis teie lemmik on sel aastal. Kui te olete süvenenud rohkem või kui te süvenesite ainult läbi selle video, siis mis teile sellest videost siin praegu kõige rohkem kõrvu jäi, millise riigi laul. Väga tahaksin teie kommentaare teada. Kõik, mis puudutab Eurovisiooni ja Eurovisiooni riike ja Eurovisiooni esindajad ja kõike selle ümber võite kommenteerida, ma hea meelega loen. Ja kindlasti Albaania oli kõige suurem üllataja selles videos täna, et see Albaania oli tõesti lahe ja ma pean ta nagu uuesti nagu Spotify'st läbi kuulama. Ja minu lemmikud on, kui me võtame nagu isiklikus perspektiivis lemmikud, siis Rootsi, Soome, no Eesti ka, Austria, see ooperilaul hakkas meeldima ka. Ilusat Eurovisiooni hooaega teile, mis on juba mõnda aega kestnud ja jätkub veel kuni mai lõpuni. Mina kohtun teiega juba järgmises videos. Ma loodan, et teie kevad algab imeilusalt ja et teie päevad on täis päikest ja sära ja head tuju. Aitäh, et vaatasite. Näeme pea. Tšau! Muah! Espresso macchiato.